Eesti oma riikluse taastamiseni viidud tuuled hakkasid puhuma 1980-ndate teisel poolel. Õhus oli tunda vabaduse lõhna ja sellega läksid kaasa noored, kes tundsid ühelt poolt trotsi ja vastumeelsust Nõukogude võimule ja teiselt poolt loodust ja isegi hulljulgust. Kõige silmatorkamad olid punkarid, kes näitasid režiimi vastasust oma riiete ja muusikaga. Kohtla-Järvel ja Jõhvis tegutses punt nimega Alice Tiisler aastatel 1988–1990. Nii mõningi meie vanematest sai innustus, lassi värvida oma juuksed roheliseks või lillaks, aias suhkruveega neid püsti, riputas kõrvadesse haaknõelad ja oligi punkar valmis. Oli ka rahumeelsem viis näidata oma teisiti mõtlemisvõimet. Paljud noored hakkasid huvi tundma kiriku ja usu vastu, mis olid seni Nõukogude võimu poolt keelatud. Jõulude ajal olid kirikud puu püsti rahvast täis. Noored lasid end ristida, leeritada ja isegi laulatada, nii ka meie emad-isad. Kirikute korrastamine oli seotud sel ajal aktiivselt tegutsenud muitsuskaitse liikumisega. Ajalugu hakati vaatama uue pilguga. See muutus tähtsaks identiteedi osaks. Aastaid maha vaikitud ajaloost hakati rääkima ning mälestusi jagama ja hoidma. Meie vanavanematele oli väga oluline küüditamise avalik meenutamine. See oli valus, aga väga oluline teema, millest oli vaja rääkida ja kannatanud mälestada. 25. märtsil aastal 1989 tähistati rahva rohkelt märtsi küüditamise 40. aastapäeva Jõhvi raudteejaamas. Lehvitati sinimustvalged lippe, süüdati küünlaid ja esines segakoor heli. Nii 1941. aasta juuni küüditamise kui 49. aasta märtsi küüditamise ohvritele pandi pärast taas iseseisvumist raudteäärde mälestuskivid. Ida-Virumaa noored tahtsid samuti osa saada üleriigilistest isamaalistest sündmustest. Mindi kas või hääletades nii Eestimaa laulule Tallinnas kui ka Tartu muusikapäevadele. 1989. aasta kõige tähtsam sündmus Eestis oli Balti kett 23. augustil. Kas Ida-Virumaa inimesed ka Balti ketil osalesid? Jaa, ikka osalesid. Mina osalesin ka Balti ketil. Juhtus niimoodi, et me tellisime bussi ja meid oli päris palju inimest, 50 inimest ja me sõitsime kõik koos laulude ja lippudega siis Balti ketile. Aga buss, millest me sõitsime, läks katki ja me ei jõudnud õigel ajal Balti ketile. Kui me saime aru, et me oleme hiljaks jäänud, me lihtsalt tulime bussist välja, võtsime üksteisel kätest kinni ja tegime oma sellise väikese ketti oma lippude ja oma lauludega. Aga see tunne igal juhul ei läinud kuskile kaduma, sest võib öelda, et mina osalesin Balti ketil, küll mitte päris sellel pikal ketil, aga oma väikesel ketil ja oma südames kindlasti. Balti ketiga samal ajal korraldati ka Jõhvi keskväljakul Molotovi-Ribbentropi pakti 50. aastapäeva mälestusüritus. Inimesed hoidsid kätest kinni, tundeid oli rohkem kui sõnadesse oleks võimalik panna. Muidugi on kõik inimesed Ida-Virumaa rõõmsad ja elavad. Paljude jaoks oma riikluse taastamise küsimus oli hirmutav ja segadust tekitav. Oli ka neid, kes soovisid Nõukogude Liidu püsimist. Kohtla-Järvel inimesed jagunesid kahte leeri ja siin keskväljakul aastal 1990 pidasid miitinguid nii iseseisvuste toetajad kui ka vastased. Väga paljud föderalistid pärast taas iseseisvumist lahkusid Eestit ida poole. Teised aga kohanesid ja mõistsid, et Eestis on nüüd palju rohkem võimalusi. 1991. aasta kevadel hakkasid oma riikluse püüdlused Jõhvis ka silma paistma. Linnajao kõige tähtsamalt maelt emaldati sirp ja vasar ning lehvitati avalikult sinimustvalgeid lippe. 1991. aasta augustis läks olukord riigis ärevaks ning korraks tundus, et Eesti vabadusel on lõpp. Mida sa augusti putšist mäletad? Me oleme praegu nagu sellises kohas, mis kohe tuleb mulle meelde, kuidas oligi see augusti putš. Ma mäletan sellest väga suurt ärevast, sul on õigus, tõesti oligi suke ärev aeg. Inimesed jälgisid väga, mis tegelikult toimub ja mehed, naised olid valmis minema tegelikult kaitsma oma riiki, oma noort riiki.
Me seisame praegu siin Ida-Viru maavalitsuse juures, kus sel ajal töötas minu abikaasa ja siit viidi ära terve suur kastitäis dokumente ja need dokumendid siis hajutati laiali nende töötajate vahel ja siis üks kast dokumentidega tuli ka meie koju keldrisse peitu natukeseks ajaks. Kui need ärevad ajad olid möödas, siis viidi see kast muidugi jällegi tagasi. Aga ma tean seda, et see tunne oli väga hirmutav. See oli suur hirm ja kuna mul olid siis nagu minu enda lapsed olid väikesed, siis ma mõtlesin nagu selle peale, et mis see niimoodi siis saab. Ja ma kartsin nii enda tuleviku kui oma laste tuleviku pärast. Aga õnneks mitte midagi sellist ei juhtunud ja õnneks on meil praegu mida hoida ja õnneks on meil praegu see tunne, et me saime kõigest jagu. Ja veel just see, et see läkski nagu ilma verevalamiseta. Me vaidlesime oma vaidlemised ära. Me vaidleme neid edasi, aga vaidleme neid rahulikult. Nädal aega hiljem, 27. augustil võeti Jõhvi keskväljakult ka Lenini monument maha. Nüüd on selle asemel purskkaevud ja kõrval vabadussõja kangelase Aleksandr Tõnissoni ausammas. Eesti iseseisvuse taastamisega ei olnud meie kandis veel lõppenud ärevad sündmused. Järgmisena tuli taastada Jõhvi iseseisvus. Alates aastast 1960 Jõhvi oli kuulunud Kohtla-Järve linnastu koosseisu, aga jõhvilased tahtsid olla iseseisvad, kuid Kohtla-Järve muidugi ei soovinud loobuda Jõhvist. Nii, 4. aprillil aastal 1991 oli moodustatud avaliku rahva kogunemisel Jõhvi linna omavalitsuse taastav kogu, kuhu kuulusid paljud kodukohast tuntud inimesed. Pärast oma riikluse taastamist andis Eesti Ülemnõukogu Jõhvile iseseisvus tagasi. Ametlikult linnaõigused taastati aastal 1992. Selline oli meie kodukoha ja inimeste lugu ajast, mil Eestist sai jälle oma riik.